Tervist! Täna on mul väga hea meel siin Objektiivi stuudios tervitada doktor Anti Kukkelat. Tervist! Tere! Sina osalesid hiljuti olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelul Riigikogus tuuletööstuse pahupoolest, mille korraldas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja pidasid sa seal ettekande tuulegeneraatorite mõjust tervisele. Hiljuti avaldasin Objektiivis ka sinu artikli, mis väga hästi võttis kokku seda teemat, et mida siis tuulegeneraatorid, tuugenid tervisega teevad, mida madala sageduslik heli võib inimtervisega teha. Võib-olla natukene enne, kui me läheme seda teemat käsitlema, ma mõtlesin, et küsin sult nagu isiklikke küsimusi, et sa oled ju olnud Soomes arstina töötanud ja siis tulnud tagasi Eesti. Miks selline otsus? Jaa, ma töötasin aastaid töötasin Soomes ortopeedina, luuliigeskirurgina ja siis, kui minu vanem tütar jõudis koolikka, et siis me otsustasime tulla tagasi Eestisse ja kolisime Saaremaale, kust minu abikaasa on pärit. Kas Eesti kolimise otsus on, kuidas öelda, ära tasunud ja on see olnud otsus, mis ei ole tekitanud kahetsust? Jaa, ei, kahetsus kindlasti ole, et otsus on olnud õige ja ei ole ühtegi päeva, kus oleks seda otsust kahetsenud. Suurepärane. Aga tuleme selle teema juurde, mis meil täna siin arutluse all on. Nimelt tuulegeneraatorite mõju tervisele. Seda ettekannet oli huvitav kuulata seal Riigikogus ja täna me räägime sellest lähemalt ka siin Objektiivi stuudios. Võib-olla kõige üldisemalt võiks ütelda seda, et kui me nüüd vaatame seda arutelu Eesti ühiskonnas ja vaatame seda teist poolt, keda ka seal arutelul esindasid näiteks Riina Sikkut ja mõned inimesed veel, kes tulid ja rääkisid sellest, et tegelikult on kõik mõõtmised enam-vähem juba tehtud, madalsageduslikku heli problemaatikat tegelikult ei ole ja siin ei ole tegelikult nagu üldse mitte midagi rääkida eriti. Et kuidas sa sellele argumendile vastaksid? No, tuulegeneraatorite puhul on tegemist uue tehnoloogiaga ja siis see uus tehnoloogia genereerib ja levitab keskkonda sellist akustilist energiat, mida varem ei ole inimese elukeskkonnas olnud. Et küll varem on olnud siis infra- ja madalsageduslikku heli, mida ka siis tuugenid tekitavad ja levitavad enda ümber, on olnud raske tööstuses, transpordis, aga see on pigem olnud sellise tonaalse ehk sellise ühtlase nagu helienergiana. Aga tuugenite puhul just, mis teebki selle ainulaadseks ja unikaalseks ja me ei teagi selle pikaajalisi mõjusid veel, et on just see pulseeruv, et sekundiliste intervallidega pulseeruv akustiline energia, et seda võiks võrrelda selliste lööklainetega, nii nagu pommiplahvatusel tekib lööklaine, selge see, et tuugen ei saada välja siis pommiplahvatuse lööklainega võrdset akustilise energia hulka, aga need on väiksed, regulaarselt korduvad sellised lööklained. Kas me oleme mõõtnud siin Eestis neid asju korrektselt? Kas need argumendid, mida vastaspool on öelnud, et tegelikult mingisugust ohtu see meile ei kujuta, kas see peab vett? Ma toon välja mõned põhjused, miks Eestis kasutatav infra- ja madalsagedusliku akustilise energia mõõtemetoodika ei võimalda siis registreerida tuugenitele ainuomast akustilist signatuuri. Ja üks põhjus on see, et mõõtmisel saadud tulemused siis nii-öelda jutumärkides nuditakse pulseeruva energiaga ekvivalentseteks keskmistatud väärtustel põhinevateks energiahulkadeks ja et seda selgitab siis allolev pilt, kus vasakul üleval punase ruudu sees on selline pulseeruv energiahulk. Ja
kui seda töödeldakse valemitega, siis on paremal all näha punases kastis, kus tekib selline ühtlustatud nivooga energia hulk, aga sealt kaob ära pulseerivale, siis ütleme, nüüd on tuugenitest räägime, tuulegeneraatori selle akustilise energia iseloom ehk selline mõõtemeetod ei peegelda reaalset tuugeni tööd ja seda emiteeritavat energiat. Et siin päris paremal ääres on veel üks graafik, kus on näha tulirelva lasu akustilist signatuuri. Ja siin on näha, et see üks lask, eks ole, mis on vali, kõik saavad aru, näevad, et siin on selline väljalöök sellest sirgest. Ja kui me võtame selle ja teeme sellest näiteks, venitame selle minuti peale selle energia, mis seal 1 millisekundi jooksul vabaneb ja saame sellise ekvivalentse helirõhu taseme, siis tulemus on samasugune nagu seal all paremal punases kastis, ja kõik saavad aru, et see ei ole tulirelva lasu akustiline signatuur, eks ole, tulirelva lask on selline hele laksatus korraks. Ja et kui see venitada välja 1 minuti peale, siis tulemus ei kajasta reaalsust. Siin on nüüd järgmine põhjus, miks siis Eestis kehtiv metoodika ei peegelda reaalset akustilist keskkonda, mis tuulegeneraatorite ümber on. Ja selleks siin on nüüd toodud üks mõõtmistulemus, kus on maja, mis asub tuugenijaama mõjualas ja siin on näha siis sellised punased tulbad all paremal ja nendega on kujutatud osa sellest füüsilisest keskkonnast, mille mõõtmist Eestis kehtiv seadusandlus nõuab. Aga siin on ka sellised roosad tulbad, mis on palju kõrgemad ja need näitavad tegelikku reaalset akustilist keskkonda, mis selles mõõdetavas keskkonnas asub, eksisteerib. Ja me näeme siin on 2 sellist püstist kriipsu, ühele on kirjutatud 20 hertsi, sellest 20 hertsist allapoole see Eestis kehtiv regulatsioon ei suuda mõõtmisi teostada ja tulemus on see, et me saame väga alahinnatud sellise heli energiataseme keskkonnas. Et see alahindab oluliselt ja kui me nüüd mõtleme seda, et Eestis on infra- ja madalsagedusliku heli piirnorm 85 detsibelli. Ja kui me nüüd vaatame siin, tavaliselt esineb siis see akustiline signatuur tuugeni oma, et see on siin all paremal näha 2 slaidi. Et see hakkab kuskil sagedusspektrist 1 herts. Nüüd me näeme, et siin need punased tulbad ei ulatu üldse sinna 1 hertsi lähedalegi ja tulemus ongi see, et akustilise energia hulga väga oluline alahindamine keskkonnas, mis siis viib arusaamatustele ja eks ole, seadusandjad, otsustajad ütlevad, et lubatud helienergia taset ei ole ületatud, kuigi see tuleneb sellest, et mõõtemetoodika on vale, eks ole, ja ei suudeta registreerida seda energia hulka. On kujutatud tuugeni akustiline signatuur. Siin on 2 joonist, vasakpoolsel joonisel me näeme, selle nimi on spektrogramm või siis periodogramm ja siin on näha nagu saelehe hammastele iseloomulikku mustrit või sakke, väljalööke ülespoole, eks ole, ja need algavad siis kuskil 1 hertsist ja kõrval on teisel mõõtmismeetodil, mille nimi on sonogramm, saadud sama tuugeni akustiline signatuur ja siin on näha sellised horisontaalsed, paralleelsed, intensiivselt värvuvad jooned. Et seda võime nimetada siis selliseks elektritraadifenomeniks. Ja kui kasutada siis tänapäevast kaasaegset mõõtemetoodikat, nagu siin on kasutatud, milles on piisavalt suur nii ajaline kui ka spektraalne lahutusvõime, et siis tuleb välja sellele tuugenile iseloomulik akustiline signatuur. Ja seda just Eestis kehtiv mõõtemetoodika ei võimalda. Aga miks ei ole Eestis, kuidas siis sellist mõõtemetoodikat üleüldse omaks võetud? Et kui me nüüd teame, et asjad on niimoodi,
et tegelikult seda asja tuleb mõõta teiste vahenditega ja mõõtemetoodikat tuleb uuendada. Miks meie ministeeriumid, miks meie ametnikud ei ole võtnud omaks sellist mõõtemetoodikat? Kas siin on mingisugune viis, kuidas seda asja nii-öelda kalevi alla puhuda või midagi muud? No tõenäoliselt üks oluline põhjus on selles, et see sama mõõtemetoodika, mis praegu on kehtiv Eestis, kasutab siis, nüüd tuleb üks mõiste veel juurde, korrektsioon, eks ole, need korrektsioonid on sellised filtrid, mida kasutatakse siis akustilise keskkonna registreerimisel, et filtreerida välja teatud sagedusi. Et siin, kui kasutatakse näiteks madalsagedusliku müra puhul A-korrektsiooni, siis eesmärk on olnud määrata heli, et vältida kuulmiskahjustust. Ja see on ajalooliselt välja kujunenud, et tööstuskeskkonnas oluline oli see, et töölised ei saaks siis mürarikkas keskkonnas kuulmiskahjustusi, võeti kasutusele mõõtemetoodikad ja seal oli oluline siis inimesele kuuldava helispektri määramine. Ja kõik, mis jäi väljaspoole inimesele kuuldavat helispektrit, prooviti välja filtreerida. Sellest on tulnud filtrid kasutusele. Aga see nüüd on jäänud kasutusele ja siin nüüd Eestis kehtiva mõõtemetoodika puhul kasutatakse ka G-korrektsiooni, mis läheb küll madalamale sagedusele ja sellel pildil on näha siin, et nüüd millist korrektsiooni siis nõutakse infraheli helirõhutasemete määramisel ja mõõtmisel. See on G-korrektsioon ja siin on samamoodi näha nüüd sellel vasakpoolsel on näha punased tulbad ja on näha roosad tulbad. Ja need punased tulbad on nüüd siis sellest G-korrektsioonist tingitud ala, mida saab siis madalsageduslikus spektris mõõta. Aga siin sõltuvalt sellest G-korrektsioonist on 2 sagedust, 10 Hz ja 31,5 Hz, mis annavad adekvaatse tulemuseni. Ja kui me läheme nüüd allapoole jälle 1 Hz suunas, kus siis genereeritakse valdav osa siis selle tuugenite akustilisest energiast, seal tekib jälle suur mõõteviga ja me ei saa adekvaatset tulemust, et see metoodika alahindab siis keskkonnas eksisteerivat reaalset akustilist energiat. Ja sellest siis tuleb jälle selline, ütleme, käärid, kus seadusandluse järgi öeldakse, et kõik on normi piires, eks ole, aga inimesed on tuugenite ümber haiged. Sest eksisteeriv reaalne energia on oluliselt suurem ja see on selline impulsilaadne, mida siis kehtiv meetod ei suuda registreerida. Mida see madalsageduslik heli meie kehaga siis teeb, meie keha ja meie psüühikaga? Siin on, sellel pildil on näha, siin on siis, ütleme siis 6 pilti ja vasakpoolsel, ülemisel, alumisel graafikul on nüüd kujutatud mõõtemetoodikat, infraheli mõõtemetoodikat, mis on kehtiv ka Eestis ja mis ei võimalda esile tuua tuugenite akustilist signatuuri. Keskmisel ja parempoolsel slaidil on siis kasutatud mõõtemetoodikat, mis võimaldab esile tuua tuugeni akustilise signatuuri. Ja siin on näha, see on üks reaalne mõõtmine ühe tuugenijaama läheduses, kus ja kui me vaatame alumist, keskmist ja alumist parempoolset, siis seal on näha, et on tekkinud see iseloomulik tuugenile akustiline signatuur, kus on näha siis sellised väljalöögid parempoolsel graafikul ja keskmisel graafikul on näha siis horisontaalsed paralleelsed jooned. Ja sellel ajal tekkis inimesel öösel, tekkisid unehäired. Ta ei suutnud enam magada, tuulegeneraator töötas ja üleval keskmine ja parem ülemine on jälle olukorrast, kus tuugenid ei tööta ja me ei näe seal seda iseloomulikku tuugeni akustilist signatuuri. Et siin uuringus näidati ära, et selline akustilise signatuuri esinemine keskkonnas põhjustab inimestel unehäireid. Ja me oleme kuulnud ka palju seda, et see, mida te ei kuule, eks ole, et see ei saa teid ju kahjustada. Et siin on meedias sageli öeldud, et kui te seda ei kuule ja ei taju, siis see ju ei saa teid kahjustada, eks ole, et me võime tuua siia ju paralleeli radioaktiivsest kiirgusest, elektromagnetkiirgusest, eks ole, et need on samuti energiad, mis levivad ja kiirguvad meie ümber.
nendel on ometi reaalne mõju, et ükski inimene ei kahtle selles, et radioaktiivne kiirgus ei toimi. Sõltumata sellest, et me seda ei tunne, ei ole selle lõhna, ei ole maitset, eks ole, me ei kuule seda. Et selle kõige ehtsam tõestus on ju see, et kui inimene läheb arsti juurde ja arst saadab inimese röntgenpildile, et siis keegi ei kahtle ju selles, et teda käib röntgenist, tehakse klõps ja ta läheb tagasi arsti juurde, arst vaatab ja räägib talle, mis röntgenpildi peal on leida. Aga siis akustilise energia puhul millegipärast on võetud selline seisukoht, et kui me seda ei kuule, siis ei saa meid see kahjustada, eks ole. Ja mul on siia pandud rohkearvulistest uuringutest paar näidet. Et üks on selline 78. aastal teostatud uuring loomadel, geneetilistel kurtide liitel ja see oli siis selline grupp siis, ja teine oli kontrollgrupp, et olid tavalised hiired, kes kuulsid. Ja nad pandi alguses ujuma ja mõõdeti ära, millise vahemaa nad suudavad ujuda teatud aja jooksul. Siis mõjutati mõlemad gruppi kuuldava heliga. Ja see oli vali heli ja selle tagajärel need kuuljad hiired, nende ujumisdistants vähenes umbes poole võrra. Ja järgmises etapis mõjutati mõlemad hiiregruppi infraheliga ehk kuuldamatu heliga. Ja selle tagajärel langes mõlema grupi ujumisdistants poole võrra. Et sellega tõestati ära see, et ei ole vaja kuulmisorganit ega kuulmist ega taju selleks, et infraheli mõjuks, et see mõjub üle teistsuguste mehhanismide. Ja teine uuring on siin toodud välja, mis avaldati 2017 aastal, kus siis kasutati funktsionaalset magnetomograafiat, saadi vaadata jooksvalt samal ajal, kui inimest mõjutati infraheliga, millised muutused toimuvad ajus ja millised piirkonnad aktiveeruvad. Ja leiti, et infraheli aktiveerib inimesel selliseid ajupiirkondi samuti, mis ei ole kuulmisega seotud. Ja eelkõige aktiveerusid emotsioonide ja autonoomse närvisüsteemiga seotud piirkonnad. Ja me teame siis nende tuugenite mõjualadest inimeste kaebusid. Sageli on seal meeleholuhäired, mis on, eks ole, sobivad selle uuringu leiuga. Teine on autonoomne närvisüsteem, eks ole. Autonoomne närvisüsteem vastutab inimese elutähtsate talituste toimimise eest. Näiteks kehatemperatuuri reguleerimine, südamelöögisagedus, see, et inimene hingab, eks ole. Ja me teame tuugenite mõjualas elavatest inimestest, nende kehatemperatuur paljudel langeb haiguslikult madalale tasemele. Nendel inimestel esineb südamerütmi häireid, mis võib olla samuti autonoomse närvisüsteemi regulatsiooniga häiretega seotud. Nii et selline väide, kus öeldakse, et see, mida te ei kuule, ei saa teid kahjustada, seda teadus ei kinnita. Mida meil Eestis on juba teada sellest, et kui palju inimesed on nende tuugenite mõjualas näiteks Tootsi tuulepargi läheduses, et milliseid kaebusi sealt on juba tulnud? Mida me teame varasemalt Euroopast, teistest Euroopa riikidest, kus see tuuletööstus ja tuulejaamad on olnud töös aastaid, siis seal me näeme sellist mustrit maasse, et inimesed tuugenite mõjualas haigestuvad, kaotavad töövõime ja paljud nendest ka hülgavad oma kodu jäädavalt, kuna nad ei suuda välja kannatada seda tuugenite tekitatud selliseid negatiivseid tervisemõjusid. Ja sarnane stsenaarium nüüd rullub lahti Eestis. Inimesed on jäänud haigeks. Selleks, et nad saaksid tööl käia, peavad nad võtma peavalutablette. Ja ma olen kuulnud ka Sopi, Tootsi ja Saarde inimeste käest, et seal on inimesi juba, kes püüavad oma kinnisvara maha müüa. Aga tõenäoliselt see ei õnnestu. Ja need, kes on väga kõvasti pihta saanud, tõenäoliselt siis ühel hetkel lihtsalt lahkuvad ja jätavad oma kodud maha. Ja ma olen siia pannud juurde ka, siin on üks arvutus, et kui me võtame eelduseks selle, et tuugen tekitab sekundiliste intervallidega ühe sellise lööklaine või akustilise impulsi, siis ööpäevas tekib neid impulsse umbes 90 000, kuus tekib 2,5 miljonit, aastas 31 miljonit. Ja siis, kui me oletame, et tuugeni eluiga on umbes 30 aastat,
siis tekitab see peaaegu miljard impulssi. Noh, eeldusel, et tuugen töötab kogu aeg, mida ta muidugi kogu aeg ei tee, aga ja kui keegi väidab, et need siis 10 aasta jooksul ja aasta jooksul 31 miljardit impulssi ei mõjuta inimest mitte kuidagi, eks ole, siis peaks need, kes seda väidavad, tõestama, eks ole, et me saame aru, et kui tuuakse meie elukeskkonda uus tehnoloogia ja kui see tehnoloogia genereerib sellist akustilist energiat, mida varem meie elukeskkonnas ei ole olnud, et siis tõendamiskoormus lasub ju nendel, kes on selle meie elukeskkonda toonud. Et seda ei pea inimesed, kes on sattunud nende mõjualasse tõestama, et see on kahjulik. Sa kirjutasid artiklis, mille siin paar päeva tagasi avaldasin, rääkida inimkatsetest globaalses mastaabis ei ole liialdus. Panin sellise pealkirja sinu tekstist sinna ja seal sa räägid sellest, et kui me nüüd paneme kokku need 2 erinevat tegurit, ehk siis mis meie elukeskkonda on paljuski viimasel ajal tulnud, ehk eelkõige madalasagedusliku müra, energia ja siis veel elektromagnetkiirguse, mida emaneerivad siis erinevad, ma ei tea, näiteks mobiilipostid, mobiiliside, telefonid ise. Et siis me tegelikult räägime juba mingisugusest asjast, mille koosmõju võib hakata ikkagi tõsiselt inimestel tervise peale. Ja sa ütled ka seda, et seda koosmõju just nimelt ei ole üleüldse uuritud. See on hea tähelepanek ja teadlased on ka inimesed, eks ole. Et nii teadlased võivad eksida ja on eksinud, eks ole, ja kui me vaatame, siin juba puudutasime põgusalt radioaktiivset kiirgust, et siis on teada siit mitte väga kaugest ajast, et lastele tehti akne tüümuse suurenenud mandlipõletiku puhul sellist kiiritusravi. Ja hiljem siis tuli välja, et 20-40 aastat hiljem nendest, kes said sellist kiiritusravi umbes 70% tekkis sellest tingitud kilpnäärme kasvaja, eks ole. Ja me näeme siin pildi peal on umbes samast ajast kasutati kingapoodides sellist portatiivset röntgenaparaati, nii et inimene sai uusi kingi valides, panna uue kinga jalga, torgata jalg selle portatiivse röntgenaparaadi sisse ja teha siis pildi ja imetleda, kuidas tema jalalabaluud on selle uue kinga sees, eks ole, mis ei ole ka nüüd väga tervislik tegevus ja võime, kui sa paned järgmise slaidi, näha siin veel ka, nüüd on 2022 aastal tehtud, läbi viidud Sotsiaalministeeriumi tellimusel Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste poolt uuring, kus oli siis uuriti 5G kasutuselevõtuga võimalikke tekkivaid tervisemõjusid. Ja siin leiti siis, et need teadlased mõõtsid üle Eesti kiirgustaset ja analüüsisid ka viimase 15 aasta jooksul avaldatud teadusuuringuid. Ja siis leiti, et raadiokiirguse mõju tuvastanud uuringud, ehk mõju on sellel raadiokiirgusel, mis meie ümber on, sest kogu see raadita tehnoloogia siis põhineb raadiokiirgusel, et on enamus uuringutes leiti, et see mõju avaldub tunduvalt allpool kehtivaid piirnorme. Ehk kehtiv piirnorm on 10 vatti, aga enamus uuringutes oli mõjuavaldus alla 2 vattise sellise elektrivälja puhul. Ja sellest lähtudes tegid siis Tallinna Tehnikaülikooli teadlased ettepaneku alandada Eestis kehtivaid elektromagnetkiirguse piirnorme 10–100 korda, eks ole, lähtudes siis ettevaatusprintsiibist ja rahvatervise kaitsest. Ja selliseid näiteid arstide ekslikkusest on veel, kui sa võtad järgmise slaidi, eks ole, et me teame siin selliseid reipaid reklaame eelmise sajandi keskpaigast, kus arstid siis reklaamisid, kes millist suitsufirmat parasjagu reklaamis, aga kui me vaatame tänapäevaseid suitsupakke, eks ole, mis siin paremal pool on näha, et siis keegi vist ilmselt paneks paljud inimesed või enamus inimesi kulme kergitama, kui arst läheks suitsupahvides praegu haigeid vastu võtma, eks ole, et eksimine on inimlik ja nii on ka nüüd
selle sama infra- ja madalsagedusliku heli piirväärtuste puhul, et meetodid on valed, kasutatakse meetodeid, mis ei võimalda, eks ole, tuua välja siis seda iseloomulikku akustilist signatuuri ja selle juurde võib tuua sellise paralleeli, et kui meil on vaja millegi uurimiseks kasutada mikroskoobi lahutusvõimet, aga me uurime seda sellest hoolimata suurendusklaasi abil ja siis väidame midagi selle alusel, et no kas või seda, et ei, siin seda küll ei ole, kõik on korras. Siis see sama asi toimub praegu sellise Eestis kehtiva seadusandluse puhul infra- ja madalsagedusliku heli registreerimisel. Et me saaks kasutada mikroskoopi, aga kasutame suurendusklaasi ja ütleme, et kõik on korras. Milline see tuugeni mõjuala üldse on? Et kui me vaatame tegelikult seda, et siin Inglismaal ja Saksamaal näiteks mere tuulegeneraatoreid lubatakse panna seal kuskil, ma ei tea, 50-60 kilomeetrit rannast ja rannikust, siis milline on selliste tohutute tuugenite mõjuala meil siin Eestis? Et kui me nüüd paneksime need siia, ütleme nii, 10, 13, 15 kilomeetrit rannikus, nii nagu on plaanis terve Liivi lahe ja Saaremaa ümber, siis kas sellel on mõju meie tervisele või mitte? Mõju kindlasti on, aga lühike aus vastus on see, et ei tea, sest selles mõttes nii suurte mõõtmetega tuulegeneraatoreid ei ole varem nii lähedale rannikule toodud. Sellist tuugenijaama ei ole kuskile planeeritud nii lähedale ja kui me võtame nüüd maismaatuulikud, et mille juures on ka tehtud mõõtmisi, siis ka nende juures tehtud mõõtmised ei anna adekvaatset vastust, kuna ka need tuulikud on väiksemad nendest, mis nüüd planeeritakse meile. Aga siin on üks 2015 aastal läbi viidud soomlaste pilootprojekt, kus küsitleti inimesi, püüti välja selgitada just seda tuugeni mõjuala ja milliseid tervisekaebuseid siis need tuugenid tekitavad. Ja leiti selline seos, et tervisekaebuseid on seda rohkem ja seda tõsisemad, mida lähemal inimesed elavad tuulegeneraatoritele ja mida suurem on siis ekspositsiooni aeg. Ja kui sa paned järgmises slaidis, ma näitan ka seda põhjust, et miks see mõju siis ulatub siis ütleme kas nii kaugele või et põhjus on selles, et infraheli levib väga kaugele, aga sumbub väga vähe. Ja siin on näha, et oletame, et siin 1 kilomeetri peal on siis see heli rõhk 90 detsibelli. Ja kui me nüüd läheme siit 91 kilomeetri pealt, läheme 40 kilomeetri peale, siis me näeme, et see helirõhk on endiselt 80 detsibelli, et see sumbumine on väga väike, et suurem osa sellest energiast on ka 40 kilomeetri peal säilinud. Ja siin on näha, oranžjoon on töötava tuugeni akustiline keskkond, kus on näha siis need iseloomulikud sakid, väljalöögid ja sinine on siis selline keskkond, kus tuugen töötab väga väiksel võimsusel. Ja see on nüüd 1 kilomeetri peal tehtud mõõtmine. Ja kui me võtame järgmise slaidi, mis on siis 10 kilomeetri peal tehtud mõõtmine, eks ole, siis me näeme, et see helirõhu tase, mis seal on, et need sakid on endiselt olemas ja kui me vaatame, millise intensiivsusega see tuulegeneraator on töötanud, punased sakid, siis me näeme, et see on ainult 30% maksimumvõimsusest, et isegi sellisel väikesel võimsusel tekitab ta siis sellist pulseeruvat energiat. Ja see sama pulseeruv energia, siin juba ennem rääkisime, et on selgelt seotud unehäiretega ja mida on teadlased veel esile toonud, on see, et nad on märganud seda, et kui tuulegeneraatorid on toodud inimeste elukeskkonda, siis selle
tuugenite või siis infra- ja madalsagedusliku heli põhjustatud tervisekaebused tekivad kiiremini ja need haiguslikud muutused, mis organismis tekivad, need arenevad kiiremini, süvenevad kiiremini edasi. Et kui varem rasketööstuses oli selleks kulus aastaid, võib-olla kui esimesed haigusnähud avaldusid, siis siin on nüüd kirjeldatud juhtumeid erialakirjanduses, kus inimesed haigestuvad kuude jooksul ja väga tõsiselt. Ja et siin peab nagu selgelt aru saama sellest, et me oleme kuulnud ka ja Terviseameti koduleheküljel on väide, et pikaajalised uuringud ei kinnita seda, et infra- või madalsageduslik heli mõjub inimeste tervisele kahjulikult, eks ole. Aga me peame aru saama ühest asjast, et kaebuste puudumine ei ole tõend haiguse puudumisest, eks ole. Et see on selline akustiline energia, mis levib meie elukeskkonnas ja see hakkab tekitama kohe haiguslikke muutuseid. Aga hoopis teine asi on see, kuna inimene seda tunneb ja hakkab nagu kaebuse tekkima ehk nii-öelda toimed avalduvad, eks ole, inimesele, et see võib võtta aasta, see võib võtta rohkem aega. Et kui tuua siia analoogia näiteks vähkkasvajaga, et inimene, kellel näiteks on mõned kuud peavalu olnud, läheb arsti juurde ja lõpuks uuringutega leitakse, et öeldakse, et aga teil on ajuvähk, eks ole, ütleb, kuidas mul ajuvähk siis on, et ma olen siin kogu aeg terve olnud, mul on paar kuud peavalud olnud. Siis kui arst selle peale ütleb, et aga teate, et vähk on süsteemne haigus, haarab kogu keha, eks ole, ja need muutused, mis teil siis nüüd selle vähkkasvajani viisid, ilmselt olid märgatavad teie kehas 10 ja 15 aastat võiblagi rohkemgi aega tagasi. Aga meie diagnostikameetodid ei võimalda nii väikeseid muutuseid praegu diagnoosida. Nii et kui inimene läheb arsti juurde, et leitakse siis selliste, ütleme, visualiseerivate meetodidega, nüüd selle vähi näitel leitakse teatud suurusest vähk üles, aga haigus on olnud juba aastakümneid käigus. No kui ma nüüd kuulan sinu juttu ja see põhineb paljuski ka sellel ettekandel, mida sa Riigikogus pidasid, sellel olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelul ja kuulan seda, mida ütlesid kriitikud selle peale, näiteks Mario Kadastik ja Riina Sikkut, siis mind paneb nagu hämmastama teatav asi, nimelt see, et sa räägid põhimõtteliselt nagu teaduslikul tasandil, sa tsiteerid erinevaid uuringuid ja oled ise oma ametilt arst. Ja siis tulevad poliitikud, kellest üks tõsi on ilmselt füüsiku haridusega, Mario Kadastik nimelt, kes nimetavad seda kõike täielikuks uhuuks ja põhimõtteliselt kuni Riina Sikkutini välja, kes tuleb ja ütleb, et tegelikult arst ikkagi peaks teadma, mida ta räägib ja me võime neid kuulata ka siin saates neid väljaütlemisi. Ja kui me võtame selle akustika poole, siis 20 minutit oli ettekannet spektritest, helivõngetest, piikidest ja impulssidest, kuidas need tohutult rikuvad tervist ja ma olen nõus, et loomulikult on vaja uurida korralikult ja et oleks taust teada, et terviseuuringud ja asjad on kõik korras, aga siin tehti niivõrd absurdseid nagu selgeid väiteid, et infrahelist tekkiv õhurõhu ülekanne mehaaniliseks mõjutab meie rakkude maatriksit. 0,2 millipaskalit rõhku, mis on see, millel oli fookus pandud, ma vaatasin järgiselt spektrist. See, millel oli pandud fookus, see on 0,2 millipaskalit rõhku. Selle kohta võib iga füüsik öelda, et see on absurd. Ma üle ei arvutanud, aga ma pakun, et siin saalis kogevad kõik praegu minu kõnes suuremad õhurõhu vibratsiooni. On käivitatud terviseuuring, et tõesti Eesti inimeste päris terviseandmete põhjal, terviseanalüüside põhjal näidata, et mis on see mõju, mis on see aastate jooksul nende tervises muutunud. Nii et keegi ei takista, keegi ei naeruväärista, aga kõike tuleb teha tervemõistuslikult. Et ma ütlen ausalt, minule erakordselt ebameeldiv oli kuulata, kui arstiharidusega inimene esitab väited, et kui väärarendiga
loomad ja lapsed hakkavad sündima. See on hirmutamine, sellel ei ole mitte mingisugust tõenduspõhisust taga ja sellise info levitamine inimeste seas, see on äärmiselt kahetsusväärne ja taunitav. Arstid õpivad eetikat, nad annavad vande, nad teavad, mis asi on teadus, kuidas teadust tehakse ja asju uuritakse, mis asjad on faktid ja mida saab tervise kohta väita ja mida ei tohi tervise kohta väita. Aga kuidas sa kommenteeriksid seda, et miks see teine pool siis nüüd on sellise nii-öelda sektantliku pimedusega löödud, et nad ei ole võimelised seda materjali läbi töötama, mille sina oled läbi töötanud? Jaa, Riina Sikkuti kõnet siis kommenteerides, jah, ta tuletas siis nagu sooja sõnaga meelde, eks ole, koroonaaega, eks ole, et kus arstid pidid ka täpselt teadma, mida nad tohivad rääkida, mida nad ei tohi. Aga kui rääkides siis nagu teisest kommenteerijast, et härra Kadastikust, et Eestis, aga paljudes teistes riikides on siis just nimelt selle tuuletööstuse ja teine on siis ütleme sellise mobiilitööstuse või traadita siis sellise nutiseadmete kasutamise koha pealt ekspertideks tehtud tehnikaalase taustaga inimesed ja vaevalt, et see on juhuslik, et kui sõna võtavad siis insenerid ja et arstid tavaliselt ei pääse kommenteerima neid tervisemõjusid, mis on teadusuuringutest välja tulnud. Ja jah, Eestis on see samamoodi normiks saanud ja miks see nii on, et neid põhjuseid on miljardeid, eks ole siin, et miks see täpselt nii on, et väga suured rahad, et rahvarahad tahetakse kantida siis väga väikese seltskonna kätte ja kes siis saavad sellest kasu, eks ole, ja rahvale jääb siis ainult nagu kahju, häda ja viletsus, eks ole, kanda. Et küllap need põhjused on seal, et kui me näeme neid üritusi poliitikute poolt, hakata jälle rahvast ravima ja veenma milleski, aga minu soovitus oleks see, et palun tõestage ära, et need uuringud on uhuu ja tooge siis uuringud välja, mis näitavad, et tuulegeneraatorite tekitatav infraheli ja madalsageduslik heli on kahjutud. Kahtlemata seda peaks tegema, et mind paneb ikka ja jälle nagu imestama selline diskussioonikultuur Eestis, kus põhimõtteliselt üks pool, see, kes sellist potentsiaalselt väga hävituslike rahva tervisele, hävituslike tagajärgedega projekti kriitikuid nimetab automaatselt uhuudeks. Isegi kui nad tsiteerivad teadusmaterjali, isegi kui nad on läbi töötanud selle, räägitakse siin ka sellest, kuidas internetist üleolevalt, kuidas internetist võib leida igasugust huvitavat kraami, nii nagu Mario Kadastik ja Riina Sikkut, nagu sa oleksid lihtsalt internetist eilsel päeval leidnud selle materjali ja siis selle asja kokku klopsinud ja tulnud Riigikogu ette rääkima. Et siin ikkagi on ka diskussioonikultuuris ja poliitilises kultuuris väga palju viga, et igasugust kriitikat süsteemile, sellisele dogmaatilisele süsteemile, mis tegelikult ei ole teaduslik, eks ju, teadusest me räägime hoopis teistmoodi süsteemist. Seal on kriitika on lubatud. Et sellisele dogmaatilisele scientistlikule positsioonile vastu töötavaid inimesi põhimõtteliselt nimetatakse automaatselt uhuuks. Et mind paneb see ikka ja jälle imestama, et kuivõrd kergekäeliselt on suudetud meil selline süsteem nagu maksma panna. Ma tooks siia juurde näite ühest riigiameti külastusest. Sa juba küsisid, et millised on siis selle inframadalsagedusliku heli elektromagnetväljade ja paneme siia juurde ka veel bisfenool A koosmõjud. Ja 12. veebruaril käisin ma Saarte maakogu esindajana koos MTÜ Inimese ja looduse eest liikmetega Terviseametis ja kohtusime seal Marianne Härmaga, kus siis teemaks oli tuugenid, muuhulgas ka tuugenite tervisemõjud. Ja üks minu küsimus oli see, et kas teie siis oskate öelda või siis Eesti teadlased oskavad öelda, millised on siis selle infraheli, elektriväljade ja bisfenool A koosmõjud inimese tervisele ja ka loomade tervisele.
Sellele vastust ei saadud. Lubati uurida asja Eesti teadlaste käest. Mina olen otsinud teadusuuringuid selle kohta, ei ole leidnud. Ja sellest tuleb järeldada, et neid selliseid uuringud koosmõjudest ei ole tehtud. Aga ütleme siis koosoleku lõpus ütles ka Marianne Härma välja sellise lause, et kui poliitiline otsus on tehtud, siis see sõidab üle igasugusest teadusest. Nii et ükstapuha, milliseid teaduslikke väiteid ja argumente me esitame, siis riigiametnikele on sõnum antud, sõidame üle. Et nii on vaja, nii peab. Ja, see selgitab kahtlemata seda olukorda, mis meil praegu siin valitseb. Aga ütleme niimoodi, et meil teostuks see olukord, mis nüüd praegu siis plaanitakse, et kogu see Liivilahe ja Saaremaa ümber paigutatav tuulepark tehakse teoks, need tohutud tuugenid pannakse sinna püsti, maismaa tuulikud pannakse püsti. Kas me võiksime nagu mõelda, et kas Eestis jääb enam üldse kohta alles, kus inimene oleks põhimõtteliselt sellisest tuugeni ja tuulegeneraatorite mõjuväljast välja jõudnud? Et tahtes lihtsalt ära põgeneda, ma ei tea, maailma hulluse eest, mis linnades valitseb, võiks mõelda, et läheme loodusesse, aga ei, seal tervitavad meid hiigeltuugenid ja nende tervise mõjud. Ja, ma ütlen selle peale kommentaariks selle, et kui küsiti ühelt teadlaselt, kes on ligi 4 aastakümmet uurinud siis infra- ja madalsagedusliku heli mõjusid inimeste ja loomade tervisele, et kui kaugel peaks tema elukoht olema ühest tuugenijaamast, siis vastus oli vähemalt 50 kilomeetrit. Ja on olemas ka uuringuid, mis näitavad, et kui infra- ja madalsageduslik heli mõjub piisavalt pikka aega, et tal on selline kumulatiivne ajas kuhjuv toime, et siis ta kahjustab 100% kõiki inimesi, ka loomi. Lihtsalt see aeg võib olla erinev, sest inimesed on tundlikkus on erinev ja inimesed oma eelneva elu jooksul on erinevalt omanud kokkupuudet inframadalsagedusliku heliga, mis on siis tulnud kas transpordist, kuskilt suurtööstusest, inimene on elanud võib-olla raudteejaama lähedal, bussijaama lähedal. Teaduskirjanduses kutsutakse teinekord seda neid haiguslikke muutuseid pannakse ühe nime alla kokku, ta on vibroakustiline haigus või pilootide haigus. Nii et sellised piloodid, lennukite meeskonna liikmed, et nendel esinevad selged haiguslikud muutused ja põhimõtteliselt ei ole mitte keegi selle eest kaitstud. Ja kui tahetakse sellises mastaabis, siis Eestis seda tuuletööstust nüüd siis laiali levitada, et siis tõenäoliselt maapiirkonnad muutuvad elamiskõlbmatuks ja me võime sellele panna nimeks ka kaasaegne küüditamine. Et kui inimesed on sunnitud mingisuguse tehnoloogia pärast lahkuma oma kodudest ja maha jätma. Võib-olla veel enne, kui me läheme natukene laiemale pinnale, et kuidas reageerida nüüd sellele tuugenitööstusele, mida siin Eestis plaanitakse püsti panna ja millised demokraatlikud vahendid peaksid olema need, mis meie käsutuses on, et sellele piiri panna, siis tegelikult tasub ju meenutada ka seda, et ega siis tuugenitest ei tule ainult seda akustilist reostust, vaid ka näiteks keemiline reostus on päris märkimisväärne. Ja siin on uuringuid, mis näitavad, et tuugeni labades kasutatav bisfenool. Et tuugeni labadest moodustab bisfenool umbes 30-40% ja tänapäevaste suurte tuugeni labade mass on 60-90 tonni. Ja milles on probleem, eks ole, et viimastel aastakümnetel on Euroopa Liidus pidevalt karmistatud bisfenool A lubatavaid päevaseid, ütleme siis koguseid, mida inimene võib siis erinevatest allikatest nagu sisse endale kas süüa või siis tulla keskkonna muu reostuse mõjul.
ja 2023 aastal Euroopa Toiduohutusamet karmistas veelgi neid norme ja viimase 8 aasta jooksul on neid norme karmistatud 25 000 korda väiksemaks. Ja hetkel kehtiv norm näeb ette seda, et päevane kogus kilogrammi kehakaalu kohta võib olla 0,2 nanogrammi. See on siis 10 astme -9 astmes, et 1 miljardik osa grammist, eks ole. Ja kui me nüüd räägime, kuna bisfenool A on ksenoöstrogeen, ehk ta on sünteetiline keemiline ühend, mis meenutab oma struktuurilt ja toimelt naissuguhormooni. Et ma tõin siia juurde ka, milline on naissuguhormoonide tase inimese organismis. See on pikogrammides. Ehk me läheme siis veel astmesse -12, eks ole, 1 grammist. Ja kuigi need ei ole võrreldavad asjad, et üks on siis östrogeen loomulik, eks ole, mida inimese keha ise sünteesib, teine on keemiliselt sünteesitud aine, aga omab toimet nagu naissuguhormoon. Ja hetkeks on praegu teada umbes 80 haiguslikku seisundit, mida siis selline kõrgenenud bisfenooli tase inimesel põhjustab. Ja ma olen siin mõned välja toonud, minu arust kõige olulisem on üldsuremuse tõus, et üldsuremus kasvab umbes 2-kordselt, kui inimesel on uriinis bisfenooli hulk kõrgenenud järgmise 10 aasta jooksul. Nii et väga tõsine probleem ja nüüd selle tuugenite tiivade erosiooni tõttu, seda erosiooni võivad tekitada siis lumi, vihm, rahe ja lihtsalt soolanõhk, kui on tegemist meretuugenitega, eks ole. Ja siin on välja toodud siis Norra uuringu põhjal, kus oli 400 tuulegeneraatorit, et nende puhul on 25 aasta sirdub umbes 25 tonni siis keemilisi ühendeid, kaasa arvatud bisfenool A-d mikro- ja nanoplastiku kujul. Ja 25 aasta jooksul teeb see umbes 620 tonni keemilist saastet tingituna tuulegeneraatorite ja labade erosioonist. Ja kui me rääkisime siin nüüd Euroopa Toiduohutusameti normidest, mis olid siis nagu nanogrammides, 10 aastal -12, eks ole, paneme 0, siis veel 9, 0 ja 1, eks ole, ja siin räägitakse siis tonnidest bisfenooli saastest keskkonda, siis see tähendab seda, et tekib massiline selline kemikaali saaste meie keskkonnas, mis siis saastab nii meie pinnavee, põhjavee, mulla, kõik elusolendid, eks ole, saavad sellest osa ja me näeme neid tagajärgi, et haiguste hulga tõus ja üldsuremuse kasv. Ütleme nüüd niimoodi, et meil oleks, praegu käib planeerimine ja eelkõige kohalikes omavalitsustes on see võitlustanner nende tuulikute osas. Aga ütleme niimoodi, et mitmed asjad on juba paika pandud, midagi on juba ehitatud. Millised on meie vahendid nüüd eelkõige, et kogu sellele olukorrale vastu seista? No eelkõige tegelikult tuleks rääkida nüüd sellest, et kuidas inimesed saaksid koonduda kohalike omavalitsuste juures ja milliseid nii-öelda aktsioone seal ette võtta. Ja, ma tooksin väikse pilguheidu ajalukku ja lähme tagasi ühe Babyloonia valitseja Hammurapi juurde, kes elas siis ligi 4000 aastat tagasi ja põhimõte oli seal silm-silma hammas hamba vastu, eks ole, mis tähendas seda, et see, kes õhutas sõda, läks ise sõtta ja võttis kaasa oma lapsed sõdima. Rooma impeeriumi ajal, kus käis laiamahuline sildade ehitamine, pandi insener mingiks ajaks peale silla kasutusele võttu silla alla elama, sest ta pidi tagama selle, et sild ei kukuks kokku ja inimesed ei saaks surma selle tagajärjel. Briti impeerium laiendas seda, pannes siis inseneri koos perega silla alla, eks ole. Ja pankade laostumine, kus pankurid vedasid laiali rahva raha, viis dekapitatsioonini, see on selline ilus timmukate terminoloogiasse kuuluv, eesti keeles see tähendab pea mahavõtmist, eks ole.
et noh, meie selliseid meetodeid ei kasuta, aga analoogiat järgides võiks siis panna ametnikud tuugenijaamade alla elama mingiks ajaks, et siis vaadata ja teha neil ka ilusti, kui neil tekivad kaebused, teha ka terviseuuringuid ja noh, see on nüüd natuke pooleldi naljaga öeldud, aga kui sa paned järgmise, et siin EKRE esitas Riigikogusse 9. aprillil eelnõu, kus siis tehti ettepanek peatada ajutiselt siis tuuleenergia planeeringute arengutega edasiliikumine, kuni on ajakohastatud infraheli mõõtmismetoodikad ja leitud ka sellised helirõhu tasemed, mis ei kahjusta inimese tervist. Ja järgmise slaidi peal me näeme siis tulemust, et 90 koosviibijast poolt hääletas, eks ole, 11, vastu oli 2 ja ei osalenud 76 siis hääletajad või siis riigikogulast, eks ole, et selle võivad inimesed jätta endale meelde, et ja noh, me teame seda ju siin aastate pikkusest kogemusest ka, et millise maailmavaatega koos käib siis selline rohepöörde propaganda ja valimised on tulemas, et inimesed saavad ise otsustada, et kas nad tahavad oma elukeskkonda sellist hiigeltööstust ja selliseid tööstusmonstrumeid. Kahjuks on muidugi, kui me vaatame demograafilist seisundit, siis umbes 20% inimestest elab maal ja see puudutab kõige otsesemalt neid, eks ole, ja umbes ülejäänud inimesed elavad siis linnades ja see võib siis väga oluliselt ka moonutada neid hääletustulemusi, kuna linnaelanike see otseselt selline tuuletööstuse arendamine ei mõjuta, aga küll siis maapiirkondades on juba mõni aasta tagasi tekkinud uus liikumine, mis on selline põlisrahva liikumine. Ja nüüd on erinevates maades, eks ole, et Eesti Vabariigi alal on ajalooliselt olnud maad, näiteks Saaremaa, Läänemaa, siis on Virumaa, Rävala, Ugandi, Sakala, et need on erinevad maad olnud, kus on elanud siis erinevad rahvad, kui me vaatame ajalooürikutest, seal ei räägita eestlastest, räägitakse sakalastest, räägitakse virulastest, räägitakse saarlastest, saarlasi tunti väljaspool Saaremaad, sellise nimega, et Saaremaad nagu Osiilia, eks ole, et ei olnud Eestit olemas. Ja et selline põlisrahva liikumine on hoogu kogumas ja põlisrahva liikmete hulk on kasvamas ja sellest on kujuneb välja uus poliitiline jõud tõenäoliselt. Ja samamoodi inimesed teavad, eks ole, et vaatavad, milline maailmavaade siis laseb inimestel elada, milline siis kägistab selle rohepöördega inimesi, et kuni surmani välja, eks ole, et iga inimene saab ise otsustada, mida siis teha kohaliku omavalitsuse valimistel, et mille poolt oma hääl anda. Aga selge on see, et kui on ühised eesmärgid, tasub luua ka liite, eks ole, et oma ridasid tugevdada ja jõuda soovitud tulemuseni. Kahtlemata. See on huvitav, see põlisrahva liikumine iseenesest, et me oleme jõudnud sinnamaani välja, kus keskvõim kahtlemata on Eestis igasuguste nii-öelda kohalike inimeste õiguste vastaseks muutunud. Me rääkisime sellest teemast siin Kristjan Mooraga, kes on samamoodi olnud põlisrahva liikumise üks eestvedajaid Saaremaal. Ja teatavas mõttes just nimelt kohalikul tasandil tuleks õigused tagasi võtta. Üks viis, kuidas seda teha, on loomulikult üha laiem otsedemokraatia. Me teame, et Eesti
nomenklatuur seda ei ole kunagi toetanud, ei ole see 91. aasta põhiseadusesse jõudnud, kuigi 20. ja 33. aasta põhiseaduses oli selgelt olemas äärmiselt laialdaselt määratletud inimeste otsedemokraatlikud õigused, mis annaks kahtlemata mingisuguse hoova, millega sellist keskvõimu poolt peale surutud kas või ükskõik millist vastuvõetamatut projekti, praegu on selleks rohepööre, praegu on selleks tuugenigeneraatorite ehitamine inimeste põhimõtteliselt koduõuedele või väga lähedale nendele, et see annaks ühe hoova kahtlemata Riigikogu saada nii-öelda lõa otsa. Ja üks selle sama, ütleme siis rahva kui reaalse kõrgema võimu teostaja, üks võimalustest on just nimelt rahvaalgatused, eks ole. Ja täna ongi Riigikogu põhiseaduskomisjonis arutusel rahvaalgatus saarlaste poolt, mis kannab siis nime, et nõuame Saaremaa põlisrahva õiguste riiklikku tunnustamist ja kaitset. Et meie Kristjan Mouraga läheme siis põlisrahva õigusi kaitsma ja põlisrahva seisukohti tutvustama Riigikogu põhiseaduskomisjonile ja vaatame siis, millise otsuse riigikogulased teevad. Et me teame, et Eesti on ÜRO-s olnud töögrupis, mis on välja töötanud ÜRO põlisrahvaste deklaratsiooni, mis siis sätestab rahvusvahelisel tasandil põlis- ja hõimusrahvaste õiguseid. Aga Eesti ei ole seda sama deklaratsiooni Eestis ratifitseerinud ja põlisrahvaste siis õiguste kaitse ja põlisrahvaste tunnustamine Eestis on jäänud unarusse ja nüüd me püüamegi siis seda tegemata tööd teadvustada ja saada selleks eeldused, et need eesmärgid ellu viia. Kuidas otseselt on näiteks seotud selle tuugeni vastase võitlusega, tuulikute vastase võitlusega? No see on väga, väga otseselt seotud, sest 22. aastal, kui kehtestati siis selle merealade eriplaneering ja nägi ette siis hiigelsuure tuugenipargi rajamist Saaremaa lääneranniku vetesse 11 kilomeetri kaugusele kaldast. Praegu käivad jutud, et seda tahetakse tuua oluliselt lähemale, et rannikule, veepiirile. Ja see hõlmaks siis vähemalt 70 kilomeetrist tuugeniseina, eks ole, pikki rannikut Sõrvest kuni Vilsandi taha välja. Ja see on olnud selgeks tõukeks sellele, et ja märguandeks kohalikele inimestele, et olemasolev valitsus, eks ole, selline ei kaitse inimesi, eks ole, nende uute kasutusele võetavate tehnoloogiate eest, eks ole, ja sõrvelased on meenutanud nende rahvakogunemistel oma isade, vanaemade poolt räägitud jutte küüditamistest, massküüditamistest nii tsaari ajal kui ka nõukogude ajal ja nad ütlevad, et nüüd ähvardab siis meid Eesti Vabariigi ajal uuesti selline massküüditamine, et sellisel moel, et elukeskkond muutakse elamiskõlbmatuks. Inimesed on sunnitud hülgama oma kodud. Doktor Anti Kukkela, ma tänan, et sa said siia Objektiivi stuudios tulla. Palju jõudu põlisrahva liikumisele ja selle suurepärase ettekande eest nii Riigikogus ja ka siin Objektiivi stuudios. Et kindlasti jätka seda võitlust ja see on väga hea, et just nimelt kohalikud inimesed, kaasa arvatud doktorid, arstid tulevad välja ja astuvad sellise, kuidas öelda siis, inimkeskkonna, inimese elukeskkonna elamiskõlbmatuks muutumise vastu. See on võib-olla kõige jubedam üldse, mida me võime ette kujutada, et meil ei ole enam siin maa peal astuda mitte kuhugi siin oma enda Maarja maal, kus me võiksime rahulikult elada ilma tehnoloogiateta, mis meie tervist ja heaolu otseselt ohustavad. Aga suur tänu siia tulemast. Aitäh kutsumast. Nägemist.